President Monson, thank you. We love you. President Monson, aitäh, me armastame sind. My dear brothers and sisters throughout the world, Kallid vennad ja õed üle kogu maailma. Ma olen tänulik esimesele presidentkonnale, et nad palusid mul jagada sel hingamispäeval oma alandlikku tunnistust. Ühe armastatud viimse ja pühade kirikulaulu sõnad kirjeldavad minu praeguseid tundeid. Oi Jeesuse halastuses leian varjuma ja aina ta armulikkuses saan osama. Oi ime, sa pattudest tahad mind vabasta. Mu ülbe ja ükskõikse hinge ta puhastab. Ja minule kurjale armu veel jagab ta. Mind paneb ta tähele, kohtu eest päästab ka. Oi armu mõõtmatut, armu mõõtmatut. Mõni päev tagasi oli mul au kohtuda esimese presidentkonnaga ja saada kutse meie kallilt prohvetilt Thomas S. Monsonilt. Ma tahan teile kõigile tunnistada president Monsoni väest ja armastusest, kui ta mulle ütles, see kutse tuleb issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma olen vapustatud ja värisen üle kogu keha, mõeldes, kui tähtsad ja tähendusrikkad olid sõnad, mida meie armas prohvet nii õrnalt lausus. President Monson, president Eyring, president Uchtdorf, ma armastan teid ja teenin issandat ja teid kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust. Oh, kuidas ma armastasin juhataja Boyd K. Packerit ja vanemaid L. Tom Perrit ja Richard G. Scotti. Ma tunnen neist kogu südamest puudust. Ma olen õnnistatud, et mind on koolitatud ja õpetatud nende kalliste vendade jalge ees. Ma ei ole vähimalgi kombel võimeline kõndima nende jälgedes. Siiski on mul au seista sirge seljaga nendega õlg õla kõrval ja jätkata issanda teenimist. Kui ma mõtlen neile, kes on aidanud mind muuta selliseks, nagu ma olen, meenub mulle esmalt mu kaunis ja isetu igavene kaaslane Melanie. Aastaid on ta aidanud mind voolida nagu pottsepa savi üha lihvitumaks Kristuse jüngriks. Mulle annab jõudu tema ning meie 5 lapse, nende abikaasade ja 24 lapselapse armastus ja toetus. Ma armastan teid, mu kallis pere. Muistse Nefi sarnaselt olen ma sündinud headest vanematest evangeeliumis ja nemad omakorda headest vanematest 6 sugupõlve jooksul. Minu esimesed esivanemad, kes liitusid kirikuga, olid pärit Inglismaalt ja Taanist. Need algusaegade teerajajad andsid kõik, mis neil oli, et elada Jeesuse Kristuse evangeeliumi järgi ja jätta oma järeltulijatele vähe pärand, mida järgida. Olen väga tänulik selle mitmest põlvkonnast kiriku liikmetest koosneva perekonna eest. Ma tean, et see eesmärk on väärt, et me kõik selle poole püüdleksime. Veel paljud on andnud oma panuse, et mu elu selleks uueks kutseks ette valmistada. Seda on teinud mu lapsepõlvesõbrad ja pere, noorusaja juhid, õpetajad ja eluaegsed mentorid. Ma ei saa jätta mainimata neid, kellega olin missionil Ameerika Ühendriikide osariikides ja meie kalleid missionäre New Yorki põhjamissionilt. Olen väga tänulik paljudele, kes on mu elu mõjutanud ja kujundanud. Ma olen pidanud kalliks teenimist koos oma vendadega 70-st. Olen 15 aastat olnud ühes kõige suurepärasemas kvoorumis ja saanud osa armastavast vendlusest kirikus. Tänan teid, mu kallid kaasteenijad. Nüüd ootan ma kuulumist uude kvoorumisse. Juhataja Russell M. Nelson, ma armastan sügavalt sind ja 12 apostli kvoorumi igat liiget. Meil õde Rasbandiga on olnud õnnistus külastada paljude ülesannete täitmisel liikmeid kogudustes ja missionites üle maailma. Me armastame viimse ja pühasid kõikjal. Teie usk on suurendanud meie usku. Teie tunnistused on tugevdanud meie tunnistust. Kui saaksin teile täna jätta ühe lühikese sõnume, siis oleks see järgmine. Issand on öelnud, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Ma olen kindel, et pole olemas valikut, pattu ega viga, mida teie või keegi teine võiks teha, mis muudaks tema armastust meie vastu.
see ei tähenda, et ta õigustab patust käitumist või vaatab sellele läbi sõrmede. Olen kindel, et seda ta ei tee. Kuid see tähendab, et me peame pöörduma armastusega oma ligimeste poole, et neid kutsuda, veenda, teenida ja päästa. Jeesus Kristus ei pööranud tähelepanu inimeste rahvusele, ametikohale ega oludele, kui õpetas neile seda sügavat tõde. Minult on korduvalt küsitud, millal ma sain oma tunnistuse. Ma ei mäleta, et ma poleks taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse uskunud. Olen neid armastanud sellest ajast alates. Kui õppisin neist oma inglisarnase ema põlvedel, kes luges pühakirju ja evangeeliumi lugusid. Nüüdseks on sellest varajasest usust saanud teadmine ja tunnistus armastava taevase Isa kohta, kes kuuleb meie palveid ja vastab neile. Minu tunnistus Jeesusest Kristusest põhineb paljudel erilistel kogemustel, mille olen saanud teada tema suurest armastusest meie kõigi vastu. Olen tänulik meie päästja lepituse eest ja soovin almasarnaselt hüüda seda inglipasunaga. Ma tean, et Joseph Smith on Jumala prohvet taastamise ajal ja et Mormoni raamat on Jumala sõna. Ma tean, et president Thomas S. Monson on tänapäeval Jumala tõeline teenija ja prohvet maa peal. Ma palvetan, et kui me prohvetit järgime, oleks meie südames ligimise armastus teiste vastu ja et meist saaksid elavad tunnistajad ning tõepoolest Jeesuse halastuses leiame me armu. Et see oleks teie ja minu jaoks midagi väga imelist. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.